Tere kõik head esiliiga jälgijad teisel pool ekraani. Oleme siin Elva linnastaadionil, et kaasa elada esiliiga 32. vooru kohtumisele, kus kodune FC Elva võtab brigaad siis veel kord peakohtunik Karl Kena, abikohtunikud on meil Gert Laas ja Karl Markus-Kiudma ning mänguinspektor, korraldusjuht ja kohtunike vaatleja Alik Säde. Soovin kõigile ülekaalu veel saavutanud, aga mäng on ka veel noor ja jälgime, kuidas siin läheb. Aga nüüd esimene pealelöök juba ja üle pika tagasi Elva värava koolitan see hooaeg. Ja nüüd saab Paju keskväljalt, leiab siin Ilvese. Ilves läbi Härmi. Pall kasti, Paju ka õhust kannaga löök värava poole, aga see on lihtne saa. Ja nüüd hea pall sinna Plotnikovile, kes saab ka palli omaks ja suudab säilitada. Väike sööt ja pall pealelöök pikalt vähemuses ja Viimsi surve lõpuks kandis vilja ja viigipunktiga Viimsi sealt kodust. Mängus tuli ja nüüd tuleb löök alla nurka Pajult, aga ei taba, kõik on kastis. Tomsoni pea peale või Põltsari pea peale ja seal apelleerivad elvakad käele. Pall lahti kastis ja läbi küti jala see pall võrkab ikkagi Elva siis tulema selle Paju keskväljal. Härm ja sööt ka Karasjovile, Karasjov ei saa küll just omaks, aga vasakuga peallöögi teeb ja selgelt väravast mööda. Ja Elva siin pressi andmas Põltsar, Lani värava ette, aga seal ei ole mitte kedagi värava ees ja Tomson ka ei ulata pallini. Aga FC Tallinn jah, see aasta ja nüüd eksib sööduga Lindmäe ja saab lüüa ja tõrjub Pruus palli ilusti alt nurgast. Põltsaare peale, Põltsar pikendab, Kütt pikendab ja nüüd peaga lööb veel ja pall on väravas ja värava lööb ära Rasmus Lindmäe. Ja Rasmus Lindmäe õigel ajal õiges kohas lahtise palli peale seal läks ja lööb oma hooaja 3. värava FC Elva kasuks. Ja kodupubliku rõõmuks siis Tomson Jaagantile, Jaagant vastu tulevale Polgovile palli rindu lööb. Sesterikov kasti, siia lahti pall ja Kruus püüab ja temale kukub sisse ka keegi FC Tallinna mängijatest ja täis saamas ja FC Elva 2 vahetust jälle ette valmistab. Ja Nesterov lati tabab selle löögi, väga hea löök oli. Ja saab omale. Ja jälle värav Polkovka kastis ja madalalt ta tuleb sinna ette posti. Ja välja selle saab lüüa. Ja Elva jaoks päästev lõpuvile. 1-0 tänane mänguseis. FC Elva vajalikud 3 punkti teenib. Ja FC Tallinn täna siis punktideta jääb. Värava autoriks siis meil Rasmus Lindmäe.